Tallinna linnavalitsus langetas otsuse, et alates sügisest hakatakse Põhja-Tallinna koolidega mängima ringmängu. Ristiku põhikool kolib senise avatud koolihoonesse Auna tänaval, avatud kool kolib omakorda Põhjatähe kooli Karjamaa tänaval ning viimane ehk Põhjatähe kool peab omale tulevikus leidma koha hoopis Lasnamäel. Meil on kool Auna 6 tänaval, avatud kool, mis täitub väga hästi. Kool on valmis oleva pedagoogilise kontseptsiooniga ja õpilaste tung on siin ikkagi väga suur. Ja meil on vast renoveeritud koolimaja, mis ei täitu. Seal tegutseb praegu Põhjatähe põhikool. Ehk siis meie eesmärk on anda uuele koolile, Põhjatähe põhikoolile, uus ja selline lootusrikas tulevik Lasnamäel. Põhjatähe kool sai uude majja sisse alles möödunud aastal. Nüüd öeldakse suures pildis aga, et pakkige oma 16 õpilast ning 11 õpetajat kokku, jätke uue majaga hüvasti ning kolige Lasnamäele. Kindlasti see olukord vajab meie jaoks seedimist, mõtestamist ja edasist tegevust, aga praegu koolijuhina pean mina ütlema, et minu jaoks A ja O on see, et meil iga õpilane, kes praegu Põhjatähe põhikoolis õpib, saaks hea võimaluse oma haridustee jätkamiseks ideaalis selles samas majas. Seda Kante vähemalt täna lubab. Kõik õpilased, kes seda soovivad, kantakse avatud kooli nimekirja ning saavad samas majas oma kooliteed jätkata. Samas majas on täna aga ka uue maja valmimist ootavad Kalamaja põhikooli lapsed ehk kokku on koolimajas juba täna üle 200 lapse. Sellesse Põhjatähe põhikooli hoonesse soovitakse panna 800 last, kuigi hoone tegelikult on ehitatud 650 jaoks. See on tüüpiline keskerakondlik haridusvõrgu arendamine ehk et puugime kõik ruumid tuugalt lapsi täis, pööramata tähelepanu ei õppekvaliteedile, ei sellele, et kool oleks kodu lähedal ega sellele, et tegelikult oleks võimalik normaalselt õppetööd läbi viia. Tallinna Haridusameti juhi sõnul on see parim võimalik lahendus. Ma usun, et need tingimused avatud kooli jaoks muutuvad kindlasti paremaks. Kalamaja põhikooli õpilased, kes seal praegu on asenduspinnal, saavad jätkata. Ehk siis, kui me vaatame seda suurt pilti, siis võiks öelda, et kõigil läheb natukene paremaks. Kante sõnul on koolivõrgu reformi taga sündimuse langus, ehk järgmistel aastatel on lapsi koolides vähem ning kõik mahuvad kenasti ära. Siinkohal tuleb aga arvestada, et Põhja-Tallinn on jõudsalt arenev piirkond. Planeerimislikult me ju teame, et sündimuskordaja ei ole ainus faktor, mis tingib linnaosa elanike arvu, nende kasvu või languse. Põhja-Tallinnas on juba kehtestatud, on juba ehitamisel tuhandeid uusi kortereid, mis tähendab mitmeid tuhandeid lisanduvaid elanikke. Arvestades, et me peame ka gümnaasiumi võrku korrastama, siis optimismi on, et me saame pakkuda lisakooli kohti põhikooli astmes.